Eesti valitsus kiitis selle aasta märtsis heaks tuumaenergia seaduse eelnõu, mis loob valmisoleku tuumaelektrijaama ehitamiseks ning annab selleks ka õigusliku aluse. Tuumaenergia, arvestades vaadates tänast energiasüsteemi, kus Eesti impordib sisuliselt kolmandiku, 1/3 meie tootmisest on jätkuvalt kõrge süsinikheitmega, suhteliselt saastav ja 1/3 on puhas. Ehk siis väljakutse on 2/3 ja tuuma kindel baas võimsus tuumaenergia näol tagab puhta ja soodsa energia, nii nagu me Soome, Rootsi, võib-olla Prantsusmaa praktikates näeme. Nüüd valmistutaksegi tuumaelektrijaama loomiseks. Selleks tuleb veel valida asukoht ning teostada muud etapid, mis rajamiseks on vajalikud. Ja nii võiks järgmise 10. keskel tuumajaam valmis saada. Asju, mille üle järele mõelda ja millega tegeleda on tuumajaama rajamisel väga palju. Ka Riigikogus arutati täna järjekordselt tuumajaama ohutuse teemal. Kindlasti on ühiskonnas hästi palju üleval teatud kartuseid selle konkreetse teemaga. Samas nähes ka teisi tehnoloogiaid, mis on rajamisel üle maailma, mis on rajatud, mitte ainult tuumaenergia, vaid ka gaasielektrijaamad, ma ei tea, tuuleelektrijaamad, eks ju, kõik muud taolised. Et ega seal olulist vahet kokkuvõttes ei ole. Vaid veidi aega tagasi tutvustas Elering enda plaani rajada Eesti erinevatesse paikadesse kuni 900 megavatti ulatuses uusi elektrijaamu. Valmis võiks need jaamad saada 2035, siis kui meie vanad põlevkivijaamad enam kasutusel ei ole. Variantideks on gaasielektrijaam, pumpfhüdroelektrijaam või ka suured salvestid. Mõte on jah selles, et meil tänasel hetkel on süsteemi võimalik käivitada ainult ühest kohast Eestis sees, ehk siis Tallinna lähedalt Kiisalt. Aga meie eesmärk võiks olla see, et kui on kriis käes, et siis meil on ka piirkondlikes keskustes Tartus, Pärnus, Virumaal ja Tallinna 2 teises servas koha peal elektrijaam olemas või siis mitu elektrijaama, mis siis suudaksid nii süsteemi äratada paralleelselt üksteisega võidu. Turuvälise osapoole plaan rajada terve Eesti tarbimise mahus ühte tüüpi võimekust kindlasti on meile üllatav. Eriti üllatav on see, et sellises mahus suhteliselt kallist või isegi väga kallist elektritootmisvõimekust luua siia, mis ei aita ka meid kliimaeesmärkide poole, tekitab veel rohkem küsimusi. Eesti kavandab tuumajaama, Elering kavandab ka oma elektrijaama, aga kas Eestis on tegelikult 2 elektrijaama jaoks üleüldse ruumi? Üks ei välista teist. Üks on kriisimeede, kui me räägime tulevastest ja hästi kiiresti reageerivatest elektrijaamadest, siis on gaasielektrijaamad või midagi muud. Ja tuumaenergia sellise soodsa baaskoormusena kindlasti kuulub siia energiamiksi ja energiabilanssi ka tulevikus juurde, kui ta vähegi on konkurentsivõimelise hinnaga, siis kindlasti. Nad ei ole kindlasti omavahel konkurendid, et energiasüsteemis tavaliselt kõige tugevamad on need riigid, millel on mitmekesine energiatootmise portfell. Ehk siis, et on erinevad tüüpi elektrijaamad, mõned elektrijaamad, mis suudavad siis toota soodsa hinnaga ja palju elektrit, näiteks tuumaelektrijaam võiks sinna alla kuuluda, mis ongi ette nähtud palju elektri tootmise jaoks ja siis on sellised elektrijaamad, mis siis töötavad tippude katmiseks, töötavad harvadel hetkedel, siis kui ülejäänud võimsustest enam piisavalt ei ole, lähevadki käima kiiresti ja kohe, kui vajadus kasutamiseks lõpeb ära, pannakse seisma ja ülejäänud aja lihtsalt ootavad. Elering peab praegu turukonsultatsioone, kooskõlastab kogu asja Konkurentsiametiga ning veidi lähemas või kaugemas tulevikus võiks siis Eestis tuumajaamale lisaks tulla elekter koju vajadusel ka üle Eesti laiali jaotatud elektrijaamadest.